Niisiis, nüüd on aeg rääkida proua hambaarstist. Kes ta selline on, mida ta teeb ja mida tuleb sinul oodata siis, kui sina lähed tema ülevaatusele. Selle video lõpuks on sul kogu info, mis vajalik, et minna julgelt tema juurde, et tema võiks kanda sinu tervisest head hoolt ja sinul võiks olla võimalikult terved hambad. Ja siis saad sa olla ja mõnuleda nagu Vladimir siin, kui sinagi lähed hambaarsti toolile. Alustame otse kohe. Kui tihti käia hambaarsti juures? Väga hea küsimus. Vähemalt 2 korda aastas. Mis pärast? Sest kui tekivad mingid probleemid hammastega, siis ei ole need liiga kaua su suus juba kohal selleks ajaks, kui sa hambaarsti juurde lähed. Nüüd me oleme rääkinud hambapesust, sest see väldib kõiki neid probleeme, mis hammastega tekivad. Hambaaugu tigem põletik. Me oleme rääkinud nendest. Pesa hambad regulaarselt, siis hambaarstil on võimalikult vähe tööd sinu hammastega. Nüüd, hambaarst veendub, et sinul oleksid terved ning puhtad ja ilusti pestud hambad. Loomulikult sina vastutad sellest, et sa pesed neid, tema siiski kontrollib. Ning kui peaks olema nõnda, et sa pesed oma hambaid valesti, siis tema näitab sulle, kuidas seda teha õigesti. Ja kui su hammastes peaks olema auk, peaks olema põletik, siis tema annab sulle selle ravi, mida sina vajad, et sinu hambad võiks olla terved. Ja see on just selleks, et sinu tervis võiks olla hea, et sina oleksid õnnelik. Ta on siin ennekõike selleks, et sind aidata. Külasta teda regulaarselt, pese 2 korda päevas hambaid, et sinu hambad võiks olla ilusad, sinu naeratus võiks olla ilus, kõik võiks olla rahul.